ja esimeseks kohaks rebis endale Sandra Rüngenen. Kostivere kultuurimõisas oli 6. aprillil näha palju sagimist ja mõis täitus muusikaga. Toimus Jõelähtme valla laululaps 2025. Mul on väga hea meel, et nii palju toredaid lapsi on siia täna kogunenud ja paljud saavad laulda hinge rõõmsaks ja selle saali paksult laulu täis. Laululapsi hindas 4-liikmeline žürii. Laine Randjärv, Merit Männiste, Berta Vaja, Mikk Saar. Nüüd kuulame lindude laulu, merekohina saatel on see ja päike käib puulatva kaudu, lind siristab, kevad on see. Tahan teile soovida eelkõige tänaseks rõõmu, laulurõõmu ja see toob seda indu, et järgmine kord jälle tulla ja jälle tulla, isegi kui täna seda esimest diplomit ei saa. Meribel Sepp. Lavale astusid Jõelähtme valla parimad noored solistid, kelle seast valiti 6 vanuserühmas välja 2 parimat, kes pääsesid edasi maakondlikule lauluvõistlusele Harjumaa laululaks. Jõelähtme esindamisel Harjumaa. Mina alati kuulan seda, kuidas mulle kas mulle jõuab kohale. Ja siis nende parimate juures, kes mulle kohale jõuavad, siis ma hakkan sealt niimoodi vaikselt välja nokkima, et kes laulab, kes on lõbusam, kes on toredam, kes on entusiastlikum, kellel on energiat ja nii edasi. Köögis kapis suhkurariis, kohe kiirelt kadusid siis. La 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 kohale jõuab ju meile ka tänu sellele siis, kui lapsele endale jõuab kohale. Et sa näed, et ta reaalselt saab aru, millest ta laulab, et see on väga-väga oluline. Raial peale tikku, kohata võid päkka pikku. Pikaaegse žürii liikmena Laine Randjärv julgustas ja soovitas mitte anda alla, kui esinemine ebaõnnestus. See võib meid kõiki tabada, aga kuidas sa sellest välja tuled? Kuidas sa jätkad? Kas sa jätad pooleli, ütled, ei, ma nüüd siin juhtus mul ja ma lähen lava taha, või sa oled laval edasi? Selline oli siis lühike kokkuvõte, mille tõi teieni audio- ja videoproduktsiooni tootja Valgus Meedia.